saate omale homme, ärge pahandage, homsest hakkab aeg jooksma, sest täna ma lõpetan ära ja siis mul on vaja lastega ka toimetada. Aga tehke endale suur aplaus ise, sest ma ei saa seda suuremat teha siin väga. Aga te olete väga tublid, sest te tulite teisipäeva õhtul siia. Ja kes ühinevad praegu alles chatiga, siis pane kirja, kus sa oled ja kaua sa oled mind jälginud, sest siin on esimest korda olevad inimesi, on neid, kes on aastaid minuga olnud. Ehk ma tean siis, kes, mis ja kuidas. Aga mõtle selle peale, et sa tegelikult tahad paremaid tulemusi. Ja sa tegeled kogu aeg tagajärgedega. See on kohati nagu julm, aga see on reaalsus. Enamus inimesi tahavad paremaid tulemusi, aga nad ei saa aru, kuidas nad ise töötavad. Ja seal tekib konflikt. Me tahame tulemusi, aga me ei tea, kuidas mõistus töötab ja me ei tea järelikult, kuidas oma tulemusi muuta. Meid on seadistutud mõtlema teatud kujul ja me ei pea rohkem töötama selleks, et saada paremaid tulemusi. Päriselt ka ei pea. Türilt aastast 2021 Võrust 1,5 aastat. Olen sinu loengul olnud, näed sa Kristiina Tallinnas, Kristiinet ma tean. Ehk me ei pea rohkem tegema selleks, et saada paremaid tulemusi. Ja sa võid chatti panna, mis on see üks valdkond, kus sa tahad oma muutust. Kas sa tahad karjääri teha, kas sa tahad oma sissetulekut kasvatada, tahad sa oma ettevõtet kasvatada, tahad sa ettevõtlust alustada. Sest see, mida ma täna õpetan, on universaalne ja see töötab iga eluvaldkonna kohta. Kui ma esimest korda seda kuulsin, mida Bob Proctor ütles, et see, mida ma õpetan, aitab sul kogu oma elu paremaks teha, ma mõtlesin, kuidas on võimalik, et üks ja sama asi töötab kõigi asjade puhul. Aga olles nüüd teinud intervjuusid oma coachingus olevate inimestega, julgeme öelda, et enamuste jaoks on olnud see läbimurde koht ja väga lihtsal põhjusel enese arengus saab kõik algusest. Liia Espost, näe vaata, Soomest täitsa palju inimesi. Sul ei ole vaja rohkem teadmisi. Ma luban sulle. Sul on vaja kõik see, mis su enda sees on, enda seest välja tuua ja siis sinu tulemused hakkavad muutuma. Sul ei ole vaja lugeda järgmist raamatut. See annab sulle sellist mõnusat motivatsioon, et kõik on võimalik. Tegelikult mina lugesin raamatud aastast 2012–2016, investeerisin endasse raha, investeerisin läbi koolituste, käisin erinevatel koolitustel Eestis, Lätis, Soomes, Ameerikas, Norras. Ma väga palju investeerisin endasse, sest ma sain aru, kui ma seda ei tee, mitte midagi ei muutu. Aga vaatamata sellele, et ma koolitustel käisin, tulemused läksid niimoodi, tulid alla, läksid üles, tulid alla, kogu aeg kõikuv. Ja ma ei saanud aru, milles on see nii-öelda uba on. Ja ma arvan, et siin on ka inimesi, kes on samas situatsioonis olnud. Sa teed, tuleb tulemusi, siis läheb tulemused ära, raha tuleb, raha läheb, kõik need asjad. Ja 2016 oli minu jaoks läbimurde aasta, sest ma kohtusin Bob Proctoriga. Ja kui sa ei tea, siis Wes Secret on selline äge film, kui sa ei ole seda näinud, vaata, aastast 2006. Ja ta räägib, kuidas oma mõtte jõu abil on võimalik suunata oma tundeid, oma sagedust, oma tulemusi elus. Ma vaatasin seda filmi 1 päeva jooksul, see on päris pikk film, ma vaatasin mitu korda. Pärast seda ma hakkasin käima veel nende inimeste koolitustel, kes seal olid. Ja Bob Proctori ühe koolituse eest ma maksin $147, 3 päeva koolitust. Ja ma sain aru, et see mees teab, mida ta räägib. Ta päriselt teab. Ma hakkasin rakendama neid teadmisi, mida ma õppisin tema koolituselt, vaatasin, analüüsisin, rakendasin, vaatasin, analüüsisin, rakendasin. Ja minu tulemused hakkasid ülesmäge minema. Ja mõtlesin, et seda informatsiooni on vaja Eestis kõigil inimestel. Sest enne seda 2015 olin ma otsinud omale Eestist juhendajat, sest ma sain aru, et midagi on puudu. Ma käisin edukate inimestega vestlemas ja ma küsisin, et kuidas see edu saavutatakse, siis ta ütleb väga lihtsalt, tee rohkem, mida ma ei tahtnud üldse aru, sest see on täiesti vastuolus. Tee rohkem,
ja mõtle positiivsemalt. Ma olin nii positiivne inimene, kui ma sain oma arust, aga pärast ma sain aru, et tegelikult ma ei olnud nii väga positiivne midagi. Ja siis ma kohtusin Bob Proctoriga aastal 2016. Ma lendasin New Yorki, teadmata, kas ma ikka päriselt kohtan, aga ma olin teinud siiralt tugeva otsuse. Ja ma räägin pärast otsuse jõust. Ma olin teinud otsuse, et ma kohtun Bob Proctoriga, kes ei tea, kes on Bob Proctor. Ta oli inimvõimete üks tippeksperte maailmas, juhendas inimesi üle 60 aasta, enne kui manala teele läiks. Ja mina sain temaga tuttavaks, kui ta oli 82 aastane. Ja need 4 küsimust, mida sa nägid registreerumisel. Kes sa oled? Kus sa oled? Kuhu sa teel oled? Ja kuidas sinna jõuda? Esitas tema minule aastal 2016 New Yorgis. Ja ma ei osanud nendele vastata. Ma teadsin ainult ühte asja. Ma tahan paremaid tulemusi elus. Ma mõtlesin loomulikult raha selle all. Paremaid tulemusi. Ja ma hakkasin tegutsema. Kui paljud teist tahaksid suurendada oma sissetulekut? Andke päriselt märku siia chati, kui paljud teist tahaksid suurendada oma sissetulekut? Tehes vähem. Ma rõhutan seda, tehes vähem. Sest kui sa saad aru, kes sa oled ja kuidas sa töötad, siis sa ei pea tegema palju. Sa pead lihtsalt ennast ringi häälestama õigele sagedusele. Sest maailm on midagi enamat kui see, mida me näeme ainult oma palja silmaga. Meil on olemas tajumismeeled ja meil on olemas kõrgemad võimed. Ja kui me hakkame rakendama oma kõrgemaid võimeid, saame me luua täpselt sellise elu, nagu me tahame. Ehk täna ma käin läbi need 4 küsimust, selgitan lahti nende olemuse ja annan juhtnööri, kuidas sinna jõuda, kuhu sa tahad. Koolitus või webinar iseenesest ei muuda tulemusi. Nende teadmiste rakendamine pärast seda webinari toob sulle tulemused. Ja ära ole kärsitu. Ma näen inimesi, kuidas nad tahaksid olla juba homme miljonärid. Selleks, et saada seda, mida sina tahad, pead sina inimesena muutuma. Ja see on üks asi, mida enamus inimesi ei taha. Ma olen 9 aasta jooksul küsinud inimeste käest, et sa tahad paremat tulemust. Ja, kas sa saad aru, et siis pead sina muutuma? Ei, no mina küll ei pea muutuma. Andke andeks, pead küll. Sest kui sina ei muutu, mitte midagi ei muutu. Ja mis muutus minu jaoks oli see, et Bob ütles väga lihtsalt, sul ei ole vaja rohkem koolitusi, sul on vaja süsteemi, mida sa igapäevaselt rakendad ja see toob sulle tulemused, millest teised ainult unistavad. Ja lisaks, kui sa kahtled endas, kes julgeb tunnistada, 2016 mina kahtlesin endas. Soovingi teada, mis muutuse pean tegema. Okei, väga hea Liia. Siis me räägime ka sellest, et mis see on siis, mis on tegelikult meie elu mõte. Ja kui sa ei usu endasse, siis sa vajad enda kõrvale inimest, kes usub sinusse. Ja 2016 ma kõhklesin ja Bob ütles, kui sa ei usu endasse, laena minu usku sinusse. Ja see oli see hetk, kus ma tegin otsuse, hakkasin liikuma ja laenasin tema usku. Ta ütles, kui sa saaksid endast samamoodi aru, nagu mina saan sinust, siis sa ei kõhkleks enam. Ja ma olen näinud hästi palju ka oma coachingus olevate inimeste puhul see usk, mis nendesse kandub edasi läbi selle, et nad saavad aru, kes nad on, muudab tulemusi. Nii et lähme edasi, ma hakkan teile varsti jagama ekraani ja võtan siit tahvli, paneme selle tööle ilusasti. Nii, ja nüüd ma jagan teile oma ekraani. Nii. No. Nii. Vaatame, et tuleks ilusasti ette. Olemas, väga hea. Mõtle selle peale, edu elus on 95% mõtteviis ja 5% strateegiad.
95% mõtteviis ja 5% strateegiad. Kui sa võtad eelmist nädalat, siis mida sa eelmisel nädalal tegid? Kas sa tegid palju tegevusi, koostasid erinevaid strateegiaid ja kui palju aega sa päriselt võtsid sellele, et mõelda? Mõelda, kuhu sa liigud. Ma julgen sulle öelda, et 97% inimestest, no nii, nüüd viskas saba, viskas mind välja. No miks ta niimoodi tegi mind siis? Nii, proovime nüüd teistmoodi siis. Proovime siis teistmoodi. Nii, share. Kas nüüd tuleb? No, kus pilt on? Ma ei näe pilti. Päris põnev on. Miks ta ei näita mulle pilti? Aha, nii. Mis see nüüd on? Vaatame. No näed, see läheb paremaks järsku. Connect your iPhone via cable. When prompt select trust. No. Jee, väga hea. 97% eestlastest ei oma eesmärki ja sellest me räägime ka täna veel, ehk nad ei tea, kuhu nad teel on. Sinu sees on olemas selline asi nagu edu GPS-süsteem. Sinu sees on olemas samasugune süsteem, nagu sul on Waze või Google Maps. Aga lihtsalt inimesed ei oska seda kasutada, seda GPS-süsteemi. See on sul olemas. Need tulemused, mida sa praegu elus saad, on selle tulemus, et sa kasutad oma GPS-süsteemi. Aga oma teadmatusest lood sa tulemusi, mida sa tegelikult ei taha. Ja me eksisteerime korraga 3 tasandil. Sellepärast ma ütlesin, enamus inimesi ei tea sellest mitte midagi, et me eksisteerime korraga 3 tasandil. Esiteks, vaimne. Ehk nüüd me räägime, kes sa oled. Vaimne tasand, intellektuaalne. Intellekt. Ja 3. on füüsiline. Me elame korraga 3 tasandil. Me loome vaimsel tasandil füüsilise reaalsuse, kasutades oma intellektuaalseid võimeid. Ja kui sa ei tea seda, siis sa ei saa seda mitte midagi muuta oma elus. Sa rabeled, teed rohkem. Eestlastel on üks tore ütlus. Tee rohkem tööd, siis tuleb armastus. Ei tule. Sa oled väsinud, armastus läheb ära. Nii et ärge uskuge Eesti vanasõnasid. Ja ma olen kindel, et enamus inimesi ei tea, mis asi on mõistus. Sest need, kes on täna esimest korda, pole mind mitte kunagi näinud, siis ma toon sulle väga lihtsa näite. Mõtle oma elukaaslase peale. Pilt tuleb ette. Mõtle kohvitassi peale. Pilt tuleb ette. Mõtle oma auto peale või jalgratta peale. Pilt tuleb ette. Ja nüüd ma ütlen, mõtle oma mõistuse peale. Ja põhimõtteliselt on sul tühjus, selline pilt on sul. Ja sellepärast Dr. Truman Fleet 1934 joonistas kriipsumehe, mida väga paljud siin olijatest on näinud, aga siin on ka inimesi, kes ei ole seda kunagi näinud. Ülemine ring on mõistus. Alumine on sinu keha. Ja keha on mõistuse tööriist. Kui me sellest aru ei saa, mitte midagi ei muutu. Ehk vaimne pool sinust on mitte nähtav. Ometi kõige võimsam, kõige suurem osa sinust.
ja sa aktiveerid selle läbi oma mõistuse. Sul on olemas teadvus ja sul on olemas alateadvus. Teadvus on see koht, kus sa kogud infot. Praegu täna sa oled siin, sa kogud infot, sa oled käinud eelnevatel koolitustel, sa oled käinud koolis, sa oled kogunud infot. Aga see ei muuda tulemusi. Teadvus määrab sinu tulemustest 2–4%. Alateadvus määrab 96–98% sinu tulemustest. Koolisüsteem, teen seda teist värvi, koolisüsteem tegeleb sellega. Ja sellepärast tulemused ei muutu elus inimestel. Sellepärast on meil nii palju õnnetuid inimesi. Sellepärast on meil nii palju rahatuid inimesi. Sellepärast on meil nii palju inimesi, kes on väga kehvas suhtes. Me ei saa aru sellest. Ma kustutan nüüd selle ära. Nii. Ja meie ümber on kogu aeg üks suur energiaväli. Vaimne pool sinust, energia. Me võime siia taha kirjutada vaimne. Võime siia kirjutada ka /energia. Mõni nimetab seda jumalaks, kuidas igas ta tahab. On olemas üks intelligentne aine, millest on tehtud kõik asjad. Albert Einstein ütles selle peale, ainus asi, mis on ja millest kõik on loodud, on energia. Ja nüüd ma pean tuletama meelde, kes on käinud koolis, seal oli füüsikatund. Te võite panna mul chati ka küsimusi, ma pärast vaatan nüüd üle, ma praegu ei hakka kohe jooksvalt tegelema, aga ma luban sulle, et ma vastan nendele siis webinari lõpus või saadan sulle meili peale, kuidas me jõuame täpselt. Energia. Sinu vaimne pool, sinu mõistus on energia. Kui kõik asjad on tehtud samast ainest, siis sinu keha on energia. Ja füüsikatunnis räägiti meil sellisest asjast nagu energia muundamise seadusest. Mitte, et ma tol hetkel oleks aru saanud, mida see täpselt tähendab. Sest selles kontekstis, mis mina räägin, seda kindlasti koolis ei õpetatud. Me muundame üht liiki energiat teist liiki energiaks. Meil on võime mõelda. Meil on võime mõelda. Aga meil on olemas alateadvuses selline asi nagu programm. Ja see on ühtlasi sinu GPS. Sina sisestad sihtkoha, see viib sind kohale. Kuna sihtkoht, mille inimesed sisestavad, on tihtilugu väga ebaselge, siis ta viib sind väga ebamugavasse kohta. Ja nüüd sul on olemas võime mõelda ja sinu sisse voolab kogu aeg energia. Sul on võime mõelda, sa oled vaimne olend, sul on võime teha valikuid. Valik. Enamus inimesi teevad valikuid vastavalt sellele negatiivsele programmile, mis teie sees on, uskumused. Raha on raske töö tulemus. Raha tuleb, raha läheb. Selleks, et elus läbi lüüa, on vaja palju haridust, ei ole vaja. Sa võid alustada äri tegemist ilma igasuguse ärihariduseta. Minul ei ole ühtegi äriharidust. Ma olen loonud aastate jooksul, 2012 oli esimene ettevõtte, viimane ettevõtte tuli uus ettevõtte sel aastal, 10-kordne kasv OÜ ja vahepeal on veel ettevõtteid olnud. Kõik nad töötavad, kõik nad toimetavad. Kes suuremal määral, kes väiksemal määral. 10-kordne kasv on meie uus lapsuke, mida me teeme koos Ketliniga, siin Ketlin Kasaku ja Kaarliga. Ja me teeme valikuid. Nii et sa oled vaimne olend, sa elad füüsilises kehas. Sul on olemas teadvus, millega sa võid mõelda. Aga sa enamasti ei mõtle, vaid jooksed autopiloodi peal ja seetõttu sa saad kogu aeg samu tulemusi. Kes julgeb ausalt öelda, et tema tulemused
elus on jäänud samaks. Ma tean, et Heidil ja Evelil on kohe kindlasti need totaalselt muutunud. Ma tean, sest ma olen teiega suhelnud, ma olen teid näinud. Aga teistel, sest mina mõtlen praegu, 1994 läksin ma ülikooli. Ma olin ülikoolis kuni 1999, 5 aastat, sest 1 aasta oli praktikat, ma õppisin tüürimeheks. Ja ma sain koolis juba aru, et see ei ole minu rada käia. Aga kuidas ma selle pooleli jätan? Mida minu vanemad arvavad, kui ma pooleli jätan? Mida minu sõbrad arvavad, kui ma pooleli jätan? Ma käin lõpuni. Sai kool lõpetatud, vaatad neid palkasid, mis pakutakse. No, ei ole võimalik sellise rahaga ära elada. Sõbrad ütlevad, kuule, aga tule merele, seal on rohkem palka. Jah, oli küll. Alustasin ka seal mingisugune tol hetkel, siis 99 aasta alustasin kuskil, tol hetkel oli 10 000 Eesti kroon oli selline asi olemas, kes veel mäletab, oli minu palk siis aastal 1999. Ja teised inimesed, minu isa sai tol hetkel vist oli 3000 Eesti krooni. Nii et ma läksin tööle, mul oli väga hea palk. Nüüd ma läksin 2001, ma läksin välislipu alla, minu palk oli kuskil 2500 Ameerika dollarit ja Eesti kroon oli tol hetkel, see oli mingi 18,5 Eesti krooni. Ma sain päris korralikult palka, aga sees oli rahulolematus. Nii ma tulin merelt ära, tegin kannapöördeid ja mis ma avastasin, ma otsisin just kui oma elu mõtet ju. Ma arvan, et siin on nii mõnigi on kunagi otsinud seda või otsib praegugi. Aga tegelikult sul ei ole vaja seda edasi otsida. Sest tegelikult sinu ainus eesmärk elus on luua, create. Sa lood midagi. Mida ja kellel sa lood, sa otsustad ise. Aga esimese sammuna me peame aru saama, et teadmised ei võrdu tulemused. Me töötame sageduste peal ja meil on vaja muuta oma sagedust selleks, et asjad muutuksid. Sagedus on see sama, ma toon siia nüüd, teen kollaseks, väga suurelt kollaseks. Sagedus on sinu GPS-süsteem. Sinu sees on olemas täiuslik edumehhanism, aga sa ei oska seda tihtilugu kasutada. Ja me peame olema valmis õppima uusi asju. Sest kui sa ei ole valmis õppima uusi asju, siis sa avastad ühel päeval ennast keskkonnast, kus kõik on sinust mööda läinud. Uus äri tuleb, AI tuleb, ei see on paha asi, nutitelefon on paha asi. Millest me aru ei saa, see ongi paha. Nii et sinu mõistus töötab väga lihtsal põhimõttel. Sina teed valiku. See valik, mida sina teed, tekitab sinust tunde. Tunne on sagedus. Valik, mille sina teed, energia voolab sinu sisse. Iga päev, igal ajahetkel, öösel ja päeval. See võib tunduda esialgu nagu mingi liigne vaimne asi, aga see sageduste teema määrab sinu suhted, määrab sinu raha, sest raha on ka sagedus, määrab sinu tervise, tervis on sagedus. Kui sul tulevad haigused ligi, siis sa oled valel sagedusel. Need on 3 eluvaldkonda, milles ma näen kõige rohkem tahetakse abi. Ja kui ma muudan oma sagedust, siis ma liigun tegevusse teistmoodi, teisel sagedustel. Miks ma ütlesin, et sa ei pea tegema rohkem? Sest
tegevuste taga olev sagedus on see, mis määrab tulemused. Sa võid selle suurelt üles kirjutada. Tegevuste taga olev energia. Kui sa teed tegevusi valel energial, valel sagedusel, sa võid teha hommikust õhtuni tegevusi. Et kui sa ei saa aru oma vaimsest poolest, intellektuaalsetest võimetest, siis mitte midagi ei saa muutuda. Kus sa oled? Kus sa oled? Kõlab jumalast lihtsalt küsimusena. Sa oled seal, kus sa tahad olla. Sest kui sa ei tahaks seal olla, siis sa ju muudaksid midagi. Kõlab julmalt, ma tean. Kus sa oled? Sinu tulemused elus ei ole mitte midagi muud kui peegel. Tulemused näitavad, milline on sinu alateadvuses olev programm. GPS. See töötab laitmatult ööpäev läbi. Ja sinu tulemus on peegel. See toimib laitmatult igal pool, igal ajal, igas riigis. Ja kui sa tahad, et ta peegeldaks sulle midagi muud vastu, siis on vaja GPS-süsteemile seadistust. Meil on vaja muuta alateadvuses oleva programmi olemust. Kas sa oled kunagi olnud sellise hetkes, kus sa lähed autosse ja sõidad punktist A punkti B? Ja nüüd sa jõuad kohale ja keegi küsib, kuidas sõit oli? Täitsa tore. Aga kas sa mäletad, kuidas sa sõitsid, kust läbi sa täpselt sõitsid, kas sa andsid igal pool suunatuld? Sa oled autopiloodil. Enamus meie elust, 96–98% on autopiloodil. Raha suurendamine, rahavoo suurendamine, sissetuleku kasvatamine võib olla sama lihtne nagu hammaste pesemine, kui selle jaoks on olemas programm. Ehk ole aus iseenda vastu, vaata oma tulemusi. Erinevates eluvaldkondades, eneseteostus, tervis, suhted, raha, enesega rahulolu. Sa võid siia veel panna, ma ei tea, panus ühiskonda, mis iganes sa tahad, panus. See on sinu valik. Vaata neid tulemusi, tee hinnang, analüüs. Sest kui sa ei tee analüüsi, mitte midagi ei saa muutuda. Sinu ainus eesmärk on muutuda teadlikuks ehk tõsta oma teadlikkuse taset. Kui sa tahad suurendada oma sissetulekut, siis ma võin kihla vedada, sa ei tea, kuidas seda veel teha, sest muidu sa oleksid seda juba teinud. Ja tulemused räägivad tõtt. Räägivad tõtt. Tulemused räägivad seda, milles sa oled teadlik ja milles sa ei ole teadlik. Kui Bob kunagi ütles, ma võin sulle näidata, kuidas sa kuuga teenid rohkem kui terve aastaga, siis mõtlesin, ta suurutseb. Kui ma selle ära tegin, siis ma mõtlesin, et see ei olnud üldse raske. Muutus peab aset leidma meie sees, selleks, et saaks muutuda meie tulemused. Aga kui me seda ei tea, siis me tegeleme kogu aeg tegevustega. Tegevus. Aga me teeme tegevusi valel sagedusel.
see, kus sa elus hetkel oled, ei ole mitte midagi muud kui sagedus. Maailm töötab sageduste peal ja see, kus sa hetkel oled elus, on koht sagedus. Sagedus ei ole lõpmatu arv muideks. Ja see täht, kuhu poole sa tahad tüürida, on teisel sagedusel. Selleks, et sinna minna, pead sa tegema pühendunud otsuse. Sest siis hakkavad inimesed, olukorrad, situatsioonid kõik sinuni jõudma. Ehk kus sa oled, on sinu enda olemise seadus. Ja kui sulle ei meeldi see, kus sa oled, siis tuleb muuta GPS-i seadistust. Ja sellest ma ka räägin täna. Sest kui sa võtad, et siin on, ma ei tea, Star FM ja siin on, ma ei tea, Power Hit ja siin on pluss, kuna on veel klassika, siis sa saad aru, et sa ei saa kuulata ja sina oled võib-olla, ma ei tea, Tre raadio sagedusel. Tre raadio sagedusel sa ei tea, mis toimub Power Hiti sagedusel. Ja kui sa nüüd viid ennast Power Hiti sagedusele, siis sa ei tea, mis toimub Tre raadio sagedusel. Selleks, et seda teada, pead sa kruttima ennast Tre raadio sagedusel. Ja nagu ma ütlesin, raha on sagedus. Tulemused on sagedus. Ja Dr. Truman Fleet, kes selle kriipsumehe siis joonistas, paneme selle kõige esimese joonise siia. Tema ütles väga lihtsalt. Kõik, mis sinu elus toimub, on mõtlemise tulemus. Mõtlemine on põhjus. Tagajärg sõltub sinu mõtete kvaliteedist. Ja kui sulle ei meeldi see, mis toimub, on aeg muuta oma mõtlemist. Enamus inimesi ei taha seda mõtlemist muuta. Nad tahaksid teisi süüdistada. Ja nüüd ongi küsimus, kas me reageerime või vastame olukordadele. Kui sa reageerid, annad sa kogu oma väe ära. Sul on olemas täielik, totaalne jõud enda sees olemas, selleks, et saavutada erakordseid tulemusi. Aga iga kord, kui sa reageerid kellegile või millegile, välistele oludele, sa annad kogu oma jõu käest ära. Sinu sees on olemas meeletu soov, ihaldus kasvada tegelikult. Kes julgeb öelda, et ta tunneb, et ta on võimeline enamaks, kui ta praegu on elus korda saatnud? Võite chati panna. Mina ütlen, et vaatamata sellele, et ma olen 9 aastat tegelenud enesearenguga, ma olen õpetanud Boobi materjale, ma olen juhendanud sadu ja sadu inimesi, teinud koolitusi tuhandetele üle maailma, siis vaatamata sellele ma tunnen, et minu sees on palju rohkem, kui ma siiamaani ära teinud. Ja sellepärast ongi meil nüüd ettevõte 10X, sest me tahame rakendada oma täit potentsiaali. Ja nüüd, sinu sees on soov kasvada. Meil kõigil on. Oi, nüüd läks valet värvi, kustutame selle ära. Sinu sees on olemas soov kasvada. Iga kord, kui sa käid sellisel koolitusel nagu täna praegu siin, see soov läheb suuremaks. Miks? Sest see, mida ma räägin, harmoneerub sinuga. Miks ta harmoneerub? Sest see on sinu tõeline olemus. Tõeline olemus on vaimne. Ja vaim tahab alati edasi liikuda, kasvada. Vaimne pool sinust tahab kasvada. Aga ühiskond tahab, et sa ei kasvaks väga palju. Ja sellepärast ongi sul tajumismeeled, mis kinnistuvad sinu ilusasse teadvusesse. Kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine, kompamine. Ja nüüd sul on olemas elus tulemused. Tulemused. Need tulemused tavaliselt ei ole nii positiivsed, kui me tahaksime. Nüüd, mul on selle ringis, nägemine on siin meil. Teeme siis siit.
me näeme, vaatame, näeme oma tulemusi. See tekitab meist mõtte, see pole võimalik, sest enamasti ei ole nii, nagu me tahame. Nüüd, kuna me ei toida enam seda siit, siis me tunneme ennast kehvasti. No nii, kustutasin hoopis ära. Tore. Tõmbame joone tagasi. Värv vale. Me tunneme ennast kehvasti. Tunne ja negatiivne. Mõte negatiivne. Sagedus negatiivne. Tegevus, mida teeme, negatiivne. Reageering maailmast, mida me saame, negatiivne. Tulemus taaskord negatiivne. See on, mina ütlen, ise lollitamissüsteem. Et kus sa oled, on sinu mõtlemise tulemus. Mõtlemine. Ja kui sa ei muuda oma mõtlemist, mitte midagi ei muutu. Sest mõtlemine toidab sinu sagedust. Sagedus. Nii. Nüüd. Küsimus. Kuhu sa teel oled? Me täna käime põgusalt need teemad läbi. Need teemasid ma võin rääkida ühte ja sama teemat, kes on käinud alguspunkti konverentsil, Eveli ja Heidi, siis iga teema jaoks läheb mul 1,5 tundi, et see teema lahti rääkida. Et teha harjutusi. Täna ma puudutan kergelt seda teemat, et tekitada sinus huvi edasi liikuda elus. Päriselt panustada endasse. Mul on soovitatud investeerida aktsiatesse, ma ei tea, krüptorahadesse. Ma ei saa endast aru, ma ei investeeri sinna. Ma saan aru ise endast, ma investeerin hea meelega endasse. Tänagi ostsin uue programmi omale. Mentorluse. Sest ma tunnen, et ma olen võimeline enamaks. Bob Proctor lahkus 2022. Ma olen suhelnud erinevate inimestega, ikka ja alati omanud omal juhendajat. Sest juhendaja on elus vajalik. Mõelge selle peale, et sa õppisid rääkima tänu sellele, et sul oli juhendaja, ema või õpetaja. Sa õppisid potil käima tänu sellele, et sul oli juhendaja. Sa õppisid rattaga sõitma tänu sellele, et oli juhendaja. Ja siis me tahame elus suuri läbimurdeid ilma juhendajata. Meie ema ja isa ja meie sugulased ja nad kõik tahavad meile parimat. Ma luban sulle, nad tahavad sulle parimat. Aga nad ei oska sulle õpetada asju, mida nad ise ei tea. Ja kui sa lähed oma vanematele pärast rääkima, tead ema, ma käisin täna Karmo koolitusel ja ta selgitas mulle, et sa oled massenergiat ja töötad sageduste peal. Ta vaatab sulle otsa ja ütleb, päris lolliks läinud. Mida sa jõid? Mida sa tarbisid? Sest enamus inimesi ei saa sellest aru, vaatamata sellele, et maailmas on nii palju inimesi, kes sellest räägivad. Ma ütlen, Bob Proctor juhendas inimesi 61 aastat minu teada. 61 aastat, aastast 1961 kuni 2022, 61 aastat ta juhendas inimesi, et nad saaksid läbimurdeid teha. Ehk küsi enda käest, kuhu sa teel oled? Kui kogu sinu elu töötab autopiloodi peal. See on sinu autopiloot. Kui sa seda sihtkohta ei muuda, kujutad, et sul on veisi pandud alati, ma ei tea, koduaadress samal. Ja sa ükskõik kuhu sa tahad minna kontserdile või tahad sa minna hoopis teise riiki ja sul on koduaadress. Auto või veis juhatab sind alati koju. Nii et siin ei ole midagi teha. Sul ei maksa veisi peale pahaseks saada. Sul ei maksa oma GPS-süsteemi peale pahaseks saada, et ta sind kohale viib. Sul ei ole vaja isegi enda peale pahaseks saada. Sest nüüd, kui sa oled täna siin olnud, sul on olemas informatsioon, kuidas sa saad seda muuta. Et ma julgustan sind esimene samm. Fantaseeri.
Meid on nii ära tambitud, et me ei julge isegi fantaseerida enam oma elus. Loo omale pilt sellest, mida sa tahad. Sest kui sa seda ei tee, siis GPS koordinaadid viivad sind samasse kohta. Samade tulemusteni aasta järel. Ja vahet ei ole, kas see on seal siis 2000 eurot või on 20 000 eurot või 200 000 eurot aasta sissetulek. Vahet ei ole. Või on 2 miljonit. Mul on hea meel, et Heidi veel teab võib-olla Allanit isegi, kes tuli mul ka coachingusse 2018 või 19, ma arvan, et 19 pigem. Tema ettevõtte käive tol hetkel oli kvartalis umbes 300 000 parimal juhul ja nüüd on ta ületanud 1,5 miljoni piiri tootmisettevõtte Pärnus. Sest ta muutis oma GPS-süsteemi. Mul on tulnud inimesed palgatöölt, kooliõpetajad, tulnud minuga vestelnud. Me oleme pannud talle paika eesmärgi, mida tahab saavutada ja 3 kuud hiljem on ta need kõik ära teinud. Kuhu sa teel oled? Ja nüüd ma toongi siia mängu sellise asja nagu inglise keeles on purpose, eesti keeles on elu eesmärk, selle vaste justkui elu eesmärk. Ja ma tean, et paljud on seda otsinud, kaasa arvatud mina. Ja ma ei leidnud. Ja mul on hea meel sulle öelda, et sa ei leiagi seda. Sa võid jäädagi otsima. Sest see on peidus sinu sees. Sinu elu eesmärk on sinu sees. Sinu eesmärk elus on luua, mida sa lood ja kellele sa lood, on sinu asi. Sinu valik. Ehk sa pead looma ühiskonda väärtust selleks, et ise kasvada. Sa võid kas või teha koristusettevõtte. Sa võid hakata raamatupidamist tegema. Sa võid olla juuksur, maniküür, pediküür, sa võid luua, ma ei tea, mis iganes asju sa tahad. Mida sa tahad luua? Sest kui sul ei ole paigas, mida sa lood, siis sa ei saa ka omale eesmärke panna. Eesmärk on lihtsalt vahesamm suurema suuna leidmiseks. Mida sa lood? Kelle sa lood? Luua ja teenindada. Sa teenindad, kui sa käid palgatööl, sa teenindad oma ettevõtet. Kui sa oled vanem, sa teenindad oma lapsi. Me kogu aeg loome midagi. Me kogu aeg teenindame kedagi. Oled sa koolis, oled sa ettevõtte omanik, oled sa palgatöötaja. Sa lood midagi kellegile. Nii et sinu asi on ära otsustada, mida sa hakkad looma ja kellele sa hakkad looma. Sest nii kaua, kui sa ei vii ellu oma unistusi, viid sa ellu kellegi teise unistusi. Ma kunagi panin ka Facebooki sellise mõttetera, et enamus inimeste jaoks on väga hirmutav alustada oma ettevõtlust. Aga käia 9-5 tööl on jumalast okei. Ehk sa investeerid oma elust 40 aastat, et käia tööl. Ja pärast ära elad selle pensioni eest, mida sa saad. Ma ei näe nagu väga suurt arengut, ma ütlen selle peale. Kui teil on lapsed, siis ma arvan, et te tahaksite oma lastega võib-olla käia hoopis reisil selle asemel, et kodus öelda, et mul pole raha, sest mul on pensionit. Mida rohkem sa lood, mida rohkem väärtust, sa lood ühiskonda, väärtust teistele inimestele. Seda rohkem sa saad ka teenida. Seda suurem on sinu sissetulek. Mida väärtuslikum oled sina, seda väärtuslikum on sinu teadmine, seda suurem on sinu sissetulek.
täna me ei jõua seda harjutust siin läbi teha, aga sa pead otsustama, mida ja kellele sa hakkad looma, millist väärtust. Sest ma nägin paljud olid, et ma tahan oma sissetulekut suurendada, millist väärtust ja kellele ma loon. Võta oma sihtgrupp, me ei jõua ka sellest praegu rääkida, sest tund aega on tund aega. Ja ma tahan selle tunni ajaga anda nii palju pisidetaile sulle, kui ma suudan. Aga ma tean, et ma ei suuda kõike anda. Sellepärast ma inimesi juhendangi 6 kuud, mitte tund aega. Kui sa võtad oma personaaltreeneri ja lähed jõusaali tunniks ajaks, sa ei saa ennast vormi. Kui sa teed temaga koostööd 3 kuud kuni 6 kuud, ma luban sulle, sinu vorm on fantastiline. Aga mitte ainult siis, kui sa ostad jõusaali kaardi, aga kui sa teed päriselt seda, mida ta ütleb, et on vaja teha. Purpose ehk ma võtsin või hävitasin võib-olla sinu selle soovi minna kuskile Aasiasse ennast otsima. Ei ole vaja otsida, sa pead otsustama, mida sa tahad luua. Siis tuleb mängu visioon. Ideaalne elu. Milline see välja näeb? Ideaalne päev, aasta, 5 aastat. Millised need on? Sa hakkad looma visiooni, mis on kooskõlas sinu eesmärgiga. Kui sa oled ettevõtja ja keskendud ainult rahale, siis ma luban sulle raha väga palju ei tule. Kui sa keskendud väärtuse loomisele, raha tuleb. Minu käest on küsitud, Karmo, miks sa teed nii palju tasuta asju? Sest ma loon väärtust. Ma tean, et mul on olemas teadmised, mida inimesed vajavad ja kui ma neid ei jaga, siis ma teeksin kuriteo ühiskonna jaoks. Ma tahan inimesi aidata. Kes julgeb tunnistada nüüd päris ausalt, et juhul kui ta on teinud head kellegile, ta tunneb ennast fantastiliselt hästi. Mina julgen küll öelda. Minu parim tunne on siis, kui inimesed saavutavad tulemusi. Päriselt saavad tulemusi. See on nagu imeline tasu tehtud töö eest. Kui sa oled oma ema aitanud või oma lapsi aitanud, sa tunned nagu, et jess, äge päev on olnud. Mis on sinu visioon? Minu eesmärgiks on aidata teistel inimesed, kellele luua oma unistuste elu, kasvatada oma sissetulekut, elada rahus iseendaga. Sest ma tean, et see sama kriipsumees aitab luua rahu endas. Mis juhtub voolikuga, kastmisvoolikuga, kui sinna sõlm sisse tõmmata? Vesi ei voola läbi. Mis juhtub inimesega, kes on pinges? Eluenergia ei liigu enam vabalt läbi. Harmoonia puudub. Meil on olemas, võtame jälle selle kripsumehe. See on meespool, teadvus on meespool ja meil on naispool. Alateadvus, naispool. Võime siia panna tunded, siia paneme mõtted. Inge Yang, kes on kuulnud, Inge Yang, mees ja naise energia. Ja kui nad on harmoonias, siis kõik asjad juhtuvad just iseenesest. Sul peab olema, sinu sees peab olema täielik harmoonia, sul peab olema paika pandud oma elu eesmärk, mille suunas sa liigud, visioon. Ja nüüd me jõuame sellise asja nagu eesmärk, goal. Eesmärk on vahesamm. Mina ütlen vahesamm. Sa oled siin ja sa tahad liikuda siia. Need, kes on mägi ronimisega kursis, teavad, et seal on baaslaagrid. Sa tahad jõuda tippu, aga sul on baaslaagrid.
ja sul on sellised inimesed nagu Sherpad, kes siis kannavad sinu kandamit, juhendavad sind mäe otsas. Nad on sinu teejuhid. Aga sul on olemas baaslaagrid. Ja need vahe-eesmärgid, vahesammud peavad olema kooskõlas sellega, kuhu sa tahad välja jõuda. Vahesammud. Nad peavad olema kooskõlas sinu suurema visiooniga. Sa tahad sinna välja jõuda. Mis on need väikesed vahesammud, mida sa täna teha, et jõuda oma suure tulemuseni? Olgu see siis, ma ei tea, kehakaal, raha, suhted. Mis on sinu visioon sinu enda kehakaalu osas? Ma toon lihtsa näite. Sa oled, ütleme 140 kilo ja tahad jõuda 90 kilo peale. Nüüd see on sinu visioon. Ja sa annad omale aega, ma ei tea, 2 aastat rahulikult. Siis sul on vahe-eesmärgid. Aasta pärast tahaksin olla, ma ei tea, 120 kilo või 110 kilo. Vahe-eesmärgid, kuupäev pane ka juurde. Unistused ja eesmärgid. Unistused ja eesmärgid. Eesmärgil on tähtaeg. Eesmärgil on tegevuskava. Kui sa paned omale ülisuure eesmärgi, visiooni, mida sa tahad ellu viia, ma ei tea, 1 aastaga, siis sa võid lukku joosta. Ja veel üks asi, mida inimesed teevad, nad tahavad 10 eesmärki korraga saavutada. Kujuta ette, et sa annad GPS-süsteemile 10 sihtkohta korraga. Ta paneb need mingisse järjekorda. Sest vastasel juhul ta ei hakkaks isegi sind juhendama. Ja sul on olemas edumehhanism, mille sa suudad väga hästi kokku jooksutada. Kujutage ette autot. Sa tõmbad käsipiduri peale, nii nagu vanasti, tõmbad kangist peale ja nüüd vajutad gaasi. No ei lähe see auto kuskile. Sinu GPS-süsteem ehk uskumused, harjumused on sinu käsipidur. Kui sa käsipidurit maha ei võta, mitte midagi ei muutu. Sa pead muutma oma uskumusi ja harjumusi selleks, et saada paremaid tulemusi elus. Ja nüüd me jõuame selle 3. sammuni. Kuidas sa sinna jõuad? Sa teed valiku, valik. Ma teen puhta joonise siia. Sa teed valiku. Energia voolab sinu sisse. Sina valid. Energia. Sina teed valiku, mida sa mõtled. Mõte. Kas sa mõtled negatiivselt või sa mõtled positiivselt? Vastavalt sellele, mida sina mõtled, tekib sinus kas negatiivne tunne või positiivne tunne. Ja nüüd see tunne peab väljenduma kuskilt kaudu ja ta väljendub läbi keha. Kui sa valid negatiivse mõtte, siis on sul ärevus. Sa lükkad asju edasi. Stress. Haigused. Need kõik saavad alguse negatiivsest mõtlemisest. Negatiivne mõtlemine. Ja nüüd positiivne mõtlemine. Mis juhtub? Positiivset mõtlemist ja teadlikkust
Ma rõhutan, teadlikkus on võtmesõna. Kui sa oled teadlik sellest, kuidas see mõistus töötab ja oskad seda rakendada, ehk sul on olemas arusaamine. Arusaamine, siis see tekitab sinus usku. Usk ja negatiivne on hirm. Ma rõhutan, hirm ja usk on vaimsed seisundid, mille me saavutame kas negatiivsete mõtete mõtlemise tulemusel või positiivsete mõtete mõtlemise tulemusel. Ja nüüd kergus, rahu, kiirendus. See on kõrge sagedus. See siin, haigused, madal sagedus. Ehk iga sinu tegevus, mida sa elus teed, loob reageeringu. Mõtted, tunded, tegevused, reageering, tulemus. Kõik saab alguse sellest, mida sina mõtled. Vot nii. Ja nüüd ma võtan teie küsimused ette siin. Ossa. Kaja. Ma näen. Nii teised siis nägid nagu, mida ma joonistasin. Väga hea. Meie näeme, ma näen telefoni viga, ikka jaa, mina olen, usun, et jah, piirav. On teil nüüd küsimusi endal? Ma loon väärtus, lihtsalt päris paljud ei ole valmis seda vastu võtma. See on taaskord meie uskumustes, mitte midagi pahapärast. Ehk meil on nii palju piiravaid uskumusi, et see on lausa uskumatu. Kui paljud tundsid, et nad said tegelikult tänasest webinarilt väärtust, mis pani neid teistmoodi asju nägema. Me oleme midagi palju enamat kui see materiaalne asi. See telefon on ka muideks energiavorm. See käekell on energiavorm. Prillitops on energiavorm. Paber on energiavorm. Nii et kui sa seda ei muuda, siis mitte midagi ei muuta. Sul on vaja muuta oma energiavormi. Ma loon, ma ei saa aru, ma loon kuid. Ma ei saa sellest aru praegu Liia, mida sa lood? Ma loon kuid. Aga sina oled mass loomväärtust, nii lood väärtust. Liia, kirjuta, mida sa täpsemalt lood, ma ei saa aru. Jagan. No jaga. Ehk kes tunneb, et ta sai siit midagi sellist, mida hakkab igapäevaselt rakendama? Andke siia chatti märku, mida sa siit kaasa võtsid ja mida sa rakendama hakkad. Ma vaatan, et kell on küll 8, aga ma loodan, et te olete veel aktiivsed ja panete siia mõned kommentaarid, et ma saaksin aru. Te saate pärast ka väikse küsimustikku omal meili peale, samamoodi homme, kus ma küsin natuke tagasisidet. Panen visiooni ja tegevuskava paika, väga hea. Meie Liiale lihtsalt taaskord meie välismaailma on meie sisemaailma peegeldus. Kui inimene ei saa väärtusest aru, siis meie enda energiaga midagi sassis või meie sõnad on nii keerulised. Ma ütlen alati, tehke 7-aastase test. Liia läheb ja räägib 7-aastasele lapsele, millega ta tegeleb ja kas see inimene saab aru, see laps saab aru sellest või ei saa. Täiskasvanud inimesed on nagu lapsed. Nendel on olemas uskumused. Proovi nendas positiivsust leida energiat. Sa ei leia, Janar, sa ei leia energiat. Sa oled massenergiat.
sa vallandad energiat enda seest positiivsete mõtetega. Nii kui sa lähed negatiivse mõtteviisi juurde, tõmbad sa ennast rappa. Mis on minu väärtuse juures? Valesti. Absoluutselt. Kes on juba märkanud, siis tegelikult ma ütleks esimese asjana, kui sul on küsimusi, sa tahad konsultatsiooni, pane omale minu online kalendris tasuta konsultatsioon kirja. Sest nagu ma ütlesin, tunni ajaga ma ei jõua kõike edasi anda. Sellepärast mul tegelikult järgmine nädal ongi tulemas ka 4 päeva, 4 tundi, pluss tulevad veel intervjuud inimestega, kes on rakendanud mõtteviisi muutust ja saavutanud fenomenaalseid tulemusi, tulevad ka intervjuud nende inimestega. Ja ma panin selle koolituse nimeks erakordse elu põhitõed. Täna me ainult, mina ütleks niimoodi, et kui öeldakse merepinnal, me kratsisime seda väikest pinda siin. Järgmisel nädalal me läheme väga süvitsi sinna sisse. Et kõik need teemad lahti lahata. Nagu ma ütlesin, oma suurematel koolitustel ma pühendan igale sellele punktile tund kuni 1,5 koos harjutustega. Ja see paneb inimese mõtlema. Täna olin mina rääkija rollis. Sa ei saanud võib-olla väga palju ei mõelnud kaasa, sa lihtsalt kuulsid. Nüüd, kui ma saadan sulle selle järelvaatamise, võta aega, et teha omale märkmeid. Ja siis hakkavad muutused toimuma. Mingi nipp, mis vajab muutmist. Väga hea. Liia, palun kasutage minu online kalendrit, ma saan siia panna, ma trükin teile, ma ei tea, kas te saate, proovige kohe, kas te saate selle lahti. Panen online kalendri siia. Ja selle leiate ka minu kodulehelt üles ilusasti. See on igal pool olemas, see ei ole mingi saladus. Ma panen siia, vaata, kas te saate. Kui saad, broneeri omale tasuta konsultatsioon, vestleme, mis on see, mis sind hoiab kinni, kas me saaksime võib-olla koostööd teha, et see asi ära lahendada. Vajan veel sinu kõnet online tänud, väga hea. Ja kui te tunnete, et sellest oli teile juba abi ja te tahate sinna süvitsi minna, siis täpselt samamoodi on teil võimalik tulla ja osaleda minu järgmise nädala koolitusel. See on sinu võimalus, see ei ole kohustus. Ma ütlen alati, tänase ma ei tulnud ju sinu juurde relvaga ja ähvardanud, kuule, sa pead siia tulema. Ma andsin sulle võimaluse teavitades ja mõni inimene oli nii lahke, andis sulle ka soovituse. Järgmise nädala koolituse info on sul siin samas, ma panen selle meili ka. Aga ma olen kokku pannud väga palju materjali. Ma olen 9 aastat juhendanud inimesi, ma tean, ma ei ole spetsialist autoremondina ja ma ei ole väga hea lennukiinstruktor, ma ei tea, kuidas lennata. Aga kujuta ette, et sa päriselt tahaksid ära õppida lendamise. Siis kas sa läheksid oma ema juurde, oma isa juurde või sa läheksid piloodi juurde, kellel on, ma ei tea, 10 000 tundi, lennutundi ja kes oskab sulle juhendada, kuidas lennata. Mina ei oska sind õpetada lendama, lennukiga, aga ma oskan sind õpetada, kuidas muuta oma GPS koordinaate, et jõuda soovitud sihtkohta. Seda ma oskan. Nii et ilusat õhtut ja kui sa tunned, et sellest oli väärtust, samamoodi ma olen väga tänulik alati, kui inimesed jagavad järgmisi sündmusi, tulevad ise kohale, aga ma rõhutan, siin olemine lihtsalt toidab sinu sees olevat seda ihaldust, kasvada. Aga nüüd need tegevuskavad, mida sa hakkad iga päev tegema, checklist ma nimetan, aitavad sul imesid korda saata, mida kõik ütlevad, see pole võimalik. Ma olen näinud väga lühikese aega väga suuri muutusi inimeste eludes. Et kõik on võimalik, aga sa pead ise tahtma. Mina tänan, et sa olid täna siin, tee endale suur kalli, suur pai. Ma panen teile sinna checklisti, kuidas oma sagedust tõsta. Ja saate kordusvaatamise, saate tulla järgmisele koolitusele, kui tahate. See on teie enda valik, aga ma ütlen, minu elu muutus tänu sellele, et ma käisin Bob Proctori 3-päevasel online koolitusel ja pärast tegin otsuse, et ma tahan temaga koostööd teha. See muutis minu elu täiesti totaalselt. Kes on mind jälginud, kes teavad, siis kõik saab alguse ühest asjast ja see on otsus. Ilusat õhtut sulle ja aitäh, et sa tegid otsuse täna siin olla. Kõike head!